minutilistena ja kui saalist on küsimusi, siis ettekande lõpus 5 minutit üritame 5 minutit ka leida vastuseid teie küsimustele. Palun. Aitäh. Nii, tere ka minu poolt. Olen küllalt metsakauge inimene, aga ma luban, et ettekanne on vihavaba täitsa täna. Mis mu ettekande sisu on see, et ma üritan näidata, mis tööd Maa-amet teeb, üks osa sellest, missugused andmed me kogume ja mis nende andmetega teha saab seoses metsandusega. Kuna ma eeldan, et enamus inimesi teist ei tea seda sektorit Maa-ametist ja ei tea, mis asi on lidar, siis ma arvan, et ma alustaks sellest, et mis siis Maa-amet teeb, et neid pilte ja lidarandmeid koguda. Need piltid olete arvatavasti, kes on kuskil Maa-ameti geoportaalis käinud, on näinud, aga pilt ei ole ainuke, mis me sealt õhust vaadata, sest kogume ka niisugust asja nagu lidarandmeid, ehk siis laseriga mõõdetud kõrgusandmeid. Et Maa-ametil on niisugune ilus lennuk, valge roheliste triipudega ja väljast võib-olla natuke mahukam, aga sees on tal igasuguseid instrumente täis, et siin esiplaanil ongi siis see lidar, mis teeb mõõtmisi. Mõned aastad tagasi oli siin uudise, et Viljandimaa sai kõrgema tipu, see on siis lidariga mõõdetud, Munamägi ei ole 318, on 317, samuti lidariga mõõdetud. Ja siis siin eespool on see kaamera, mis siis pildistab, mille ortofotot te näete. Ja piloot, kes siis peab seda lennukit turvaliselt juhtima õigesse kohta ja piloodi taga istub operaator, kes siis neid instrumente opereerib. Ja nüüd ma üritaks 1,5 minutiga selgeks teha, mis asi on lidar. Lidar on põhimõtteliselt kaugusmõõte, et mõnikord, kes ehitustegevusega on kokku puutunud, on kaugusmõõtjad, et te saate mõõta kaugus ühest seinast teise. Lidar on põhimõtteliselt sama, et tal on laser peal, mis siis lennukist vaatab allapoole ja kõik, mis tal ette jääb, mõõdab ära. Kas on siis puu, on see maja, on see maapind, veepindada väga hästi ei taha mõõta. Ja lidar ise näeb siuke välja meil praegune uuem lidar. Põhiline produkt, mis me alguses tegime, oli maapinna kõrgusmudel, siin on Kõpu poolsaarest ilus väljavõte. Ehk siukest detailsusega maapinna mudelit polnud Eestis varem olnud, et tänu lidarile siis on see nüüd olemas. Ja nüüd siis metsa taha jääb mets, et siin on näha, et mis see lidar andmestik endast kujutab, see on miljardid punktid, kõrguspunktid, mõõdistuspunktid, mis siis piisavalt tihedalt mõõta, siis nad võivad ilusti selle puu võra välja joonistada. Või siis siin on näide Kuressaare linnusest, et neid punktipilve saab siis kasutada näiteks uute majade otsimiseks või siis metsa kõrguse arvutamiseks. Et tegelikult see ei ole midagi uut. Maa-amet on alates 2008. aastast niisuguseid mõõtmisi teinud. Et esimese 4 aastaga tegime Eestile tiiru peale, teise 4 aastaga tegime samasuguse mustriga teise tiiru peale ja siis me saime uue kaamera ja varsti ka uue laseri. Ja siis me natuke muutsime seda mustrit, et mis alasi me kuskil mõõdame, et see aasta on 2019 kevadine ala on just see Lõuna-Eesti, Kagu-Eesti, et see on juba tegelikult meil mõõdetud. Et ma lihtsalt näitan teile, et üle-eestiliselt on meil 3 katvust, et me saame teha võrdlusi. Ja missuguseid võrdlusi me saame teha näiteks on see, et me saame arutada nendest punktidest taimkatte kõrgusmudeli, ehk siis kui kõrgel on need punktid maapinnast ja siis ütleme, et see kujutab siis meil taimestikku, et kõrgusklassid on täitsa minu suva järgi siin kunagi võetud. 4 meetrit tuleb meil Eesti topograafia andmekogust, et nagu siin varem juttu oli, et igaüks mõistab metsa erinevalt. Meie mõistame Maa-ametis metsa alates 4 meetrist. Mõni teine asutus mõistab teistmoodi, nii et
sellepärast see 4 meetrit siin on. Et siin on, ma olen üritanud selle skeemiga teha, aga see praegu tegelikult ei olegi väga oluline. Et sama ala kohta on 2000, ma arvan, 13 ja 2017 aasta andmete põhjal tehtud taimkatte kõrgusmudel, et kuna see uus lidar mõõdab meil tihedamalt paremini, siis me saime seda piksi suurust siin ka alla tuua. Aga problemaatiline on meil siis kagupiir, et me üle Venemaa territooriumile ei tohi lennata ja siis meil jäävad need alad, sellised sopilised alad katmata, et seal meil väga häid lidarandmestikke ei ole. Mis me siis nende taimkatte kõrgusmudeliga peale saame hakata, et nagu ma ütlesin, me kolm korda Eestile juba tiiru peale teinud ja jätkuvalt teeme tiire peale. Et kui me võtame aastast näiteks 2015 taimkatte kõrgusmudeli ja 2017 taimkatte kõrgusmudeli, jällegi see võib-olla siin praeguse konverentsi raames väga oluline ei olegi. Et kui me need omavahel lahutame, me saame leida kohad, kus meil on taimestik muutunud, taimestiku kõrgus on muutunud, kas ta siis on juurde tulnud või maha läinud nii-öelda see kõrgust. Et ja siis me saame nii-öelda need, mida võib nimetada siis ka raieks, aga mina ei tahaks seda nimetada raieks, sest et siin on ka sees kõik kraavi ääre puhastused, liinialused puhastused ja sedasi ja nii edasi. Et siin on võetud piiriks see, et kui see kahe mudeli vahel on olnud kõrguse erinevus suurem kui 5 meetrit, siis ta joonistab need alad siia välja nii-öelda kihina, kus on siis see kõrgusmuutus suurem olnud. Et ma ei tea, kas need slaidid, ma loodan, läheb kuhugi ülesse ka, et siis te saate siin selle lingi kaudu minna selle rakendusse, mis on Maa-ametis väljas, et erinevate nende aastate võrdluse kohta on siis erinevad kihid väljas, et see värv tähendab siis seda, et mis aasta võrdluses on see tulemus saadud. Et kui te siia rakenduses sinna ala peale klõpsate, siis ta viskab selle kuupäeva teil just ette. Aga mitte, nagu ma ütlesin, mitte ainult seda nii-öelda kadumist ei saame hinnata, vaid tegelikult me saame jälgida, kuidas need raielangid nii-öelda taastuvad või mis nendest saab. Et siin on näide 2008 Saaremaalt ühest kohast. Et need erinevad värvid on siis erinevad kõrgused. Et kui me vaatame 2012, siis see raielang või see lageala siin on juba hakanud täiskasvama ja vaatame 2017, siis on neid täiskasvanud alasi juba rohkem. Ehk mõni tekib juurde jälle. Et jälle niisugused võimalus monitoorida muutuseid taimkattes. Ja natuke nii-öelda statistikat ka, kuna ma pealkiri lubas statistikat ka näidata. Aga ma hoiatan statistika juures alati, et mind juba keskkoolis õpetati, on väiksed valed, suured valed ja on statistika. Et numbrid peab oskama nagu lugeda ja nendest aru saada. Et kui me sellest esimest mõõdistusringist teeme taimkatte kõrgusmudeli ja teeme statistika, missuguses kõrgusklassis mitu protsenti maismaa pindalast siis on taimestikku, siis me näeme, et natuke üle 40% on nii-öelda muu ala või siis taimestikute ala ja siis teised kõrgusklassid siis tulevad järgi. Nii-öelda võrdlus taimkatte mudeli olema nii-öelda kokku pannud erinevatest aastatest, ehk siis 2017 on see lõunapoolne osa ja siis üleval on 2012, 13 ja 14. Ja siis samasugust statistikat tehes me saame need samade kõrgusklasside kohta jällegi uued numbrid. Et numbrite erinevused väga suured ei ole, aga lihtsalt võimalik jälgida trendi, missugust taimestikku kuskil on. Ja kui me veel detailsemaks läheme maakonna tasemele, siis me saame selle sama rastri põhjal teha analüüsi, et missuguses kõrgusklassis mitu protsenti meil selles maakonnas see taimestikku on. Samamoodi esimese nii-öelda mõõdistusringi kohta ja teise mõõdistusringi kohta ja leida need erinevused üles, et siin tuleb väga hästi välja, et Lõuna-Eestis on seda nii-öelda üle 30 meetrist taimestikku nendes maakondades, siin Põlva ja
Tartu ja Valga ja niisugused Lõuna-Eesti maakonnad, kus on viljakam muld, on seda kõrgemat taimestikku ka rohkem ja näiteks siis Saare maakonnas on siis seda niisugust madalamat ja keskmise kõrgusega taimestikku rohkem. Ja kui me jõuame nüüd sinna, et palju siis need muutused on olnud või missuguses maakonnas, missuguse kõrgusega taimestikku on maha võetud, need rastrid omavahel lahutades me saame teada või hinnata, ütleme siis nii, nende kõrgusklasside ja maakondade lõikes, et siin võib-olla tuleb niisugune trend välja, et kui siin paar slaidi tagasi näitasin, kuidas ma seda teist rastrit tegin, siis need põhjapoolsed on varasemad andmed, et siin on näha, et nende põhjapoolsetes maakondades on ka see statistika natuke tagasihoidlikum. Aga kui võtame Pärnu või siin Saare maakonna, siis on näha, et selle 4-5 aastaga on see muutus küllaltki negatiivne olnud. Et siin siis on skaala on ruutkilomeetrites. Ja kui me see tabelisse paneme, siis me saame samamoodi esimene ring ja teine ring ja see erinevus siis on kuskil 1200 ruutkilomeetrit, ehk siis mis on natuke rohkem kui Hiiumaa pindala. See on siis peaaegu 10 aastaga, see ei ole nagu paari aastaga toimunud muutus. Ma olen siia pannud ilusti ka, et need numbrid ei tasu võtta lõplikena, sest et see on praegune ettekanne on ainult näidata, mida saab lidarandmetega teha, aga seda analüüsi või seda meetodit peab kindlasti valideerima. Et siis samamoodi näete, saate vaadata, missugus kõrgusklassis, missugus maakonnas ruutkilomeetrites palju siis muutus on olnud. Nii, aga et kõik ei ole roosiline, siis ma toon alati ettekandes välja ka niisugused ohud lidarandmete kasutamisel, et uus lidar on küll tore, mõõdab hästi tihedalt, aga ta mõõdab ka elektriliine meil ja nende välja filtreerimine nendest andmetest on küllalt problemaatiline, et need jäävad statistikasse sisse. Et sellepärast ma ütlengi, et on väiksed valed, suured valed ja statistika. Ja teine, mida tuleks tähele panna, et andmeid alati tuleb uurida, missugused andmeid te kasutate, et näiteks siin on Lõuna-Eestist näide sellest lidarandmed punktipilvest, et mingid punktid õigest kõrgusest on kõrgemal ja need tuleb ka välja filtreerida, enne kui te hakkate seda kõrgusastet arutama, muidu teil tuleb väga valed tulemused seal. Ja siin ka üks näide, et seesama raietegevuse tuvastamine, et kevadises metsas, lehtmetsas on see meetod annab isegi 5-meetrise vea, et ta tuvastab see raieala, aga kui te võtate ortofoto taustaks, siis tegelikult see raiet ei ole toimunud või midagi ei ole muutunud, ehk siis see kõrguse määramise meetod, mis siin on siis kasutatud see protsentiili, et 90% sellest piksli sisse jäävatest piksli kõrgustest siis võetakse arvesse, et see ei toimi hästi kevadises lehtmetsas. Ja kokkuvõtteks, varsti aeg saab täis, et soovitan Maa-ameti need lidarandmed on alates eelmise aasta 1. juulist avaandmed. Lähete meie geoportaali, saate ilusti alla laadida, kui tahate, raha me enam selle eest ei küsi. Ja siis, mis on võib-olla Eesti puhul natuke unikaalne, et meil on olemas need korduvmõõtmised, mille puhul me siis saame teha võrdlusi, mis on kuskil mitte ainult taimkatte puhul, ka teede ehituse puhul või majade ehituse puhul, et kus on midagi juurde ehitatud. Ja me saame ka hinnata natuke seda ka juurdekasvu, et palju siis kuskil taimestiku juurde on kasvanud. Ja nagu ma ütlesin, tuleb olla tähelepanelik, et andmetes võib esineda vigu ja need vead võiks kõrvaldada. Ja see protsentiili meetod siis ei anna kevadises metsas lehtmetsas väga õigeid tulemusi, mitte süstemaatiliselt, aga ta kohati hindab seda taimkatte kõrgust alla kõvasti. Ja tegelikult oleks eesmärk see, et mitte ainult lidarandmeid kasutada, vaid tegelikult peaks koos kasutama neid satelliidiandmetega ja maapealsete mõõtmistega, et me saaks valideerida, kas need satelliidiandmed või lidarandmed on siis nüüd ka
näitavad seda, mis me arvame, et ta näitab või mitte. Et see oleks minu sõnum. Aga aitäh teile! Kas saalist on kuuldud ettekande kohta küsimusi ja kui on, palun tõstke käsi, et me näeksime, siis saame saata teie juurde mikrofoni. Sellepärast, et meid jälgitakse ka Postimehe veebiülekande vahendusel ja muidu veebiülekande jälgijad ei kuule, mida te tahate küsida. Niisiis, palun tõstke käsi, kui teil on küsimusi lõppenud ettekande kohta. Aga kuna ma ei näe praegu käsi tõusmas, võib-olla kui mõni... Nii, siiski on seal nurgas on üks... Ma olen siin kuidagi nii väikseks jäänud, et ei panda tähele. Kaamera oli ees. Aga minu küsimus... Öelge palun oma nimi ka veebiülekande kuulajate jaoks. Andres Tallijärv Erametsaliit. Et mul oli küsimus selle mingi vahepealse tabeli kohta, kus need kenasti need tulbad olid maakondade kaupa välja toodud, et kui palju ühes või teises maakonnas on nüüd ühe või teise kõrgusega taimkatet, aga ma saan niimoodi aru, et see teie selline metsamõiste hakkab peale 5 meetrist või oli see või 2,4 meetrit. Et selline küsimus, et kui palju siis Eesti kohta sellest Eesti maismaast on kaetud sellise taimkattega, mille kõrgus on üle 2 meetrit, mis see summanumber võiks olla? See on tegelikult siin tabelis paremini välja toodud, et esimese mõõdistusringi põhjal oli ta kuskil ligi 26 000 ruutkilomeetrit ja nüüd ta on 24 600. On niisugune number tulnud sealt välja. Üle 2 meetri nüüd taimestiku. See on siis 2,6 või 2,4 miljonit hektarit? Kui kiiresti arutada, siis võib-olla tõesti. Jah. Aitäh küsimuse eest ja teeme nii, et kui on veel küsimusi, siis saate vaheajal võtta nööbist kinni Ants Vainul ja eraldi küsida, aga veel kord aitäh selle ettekande eest ja meil kõikidele ettekandjatele, jääge palun hetkeks veel lavale, on üks väike meene Metsaseltsi poolt ja mis... Ja Hardi Tullus, ma palun, et te räägiksite ka, mis siin koti sees on. No kingitused peavad tänapäeval olema avalikud, et muidu on sellised peidetud hüved kotis. Iga esineja saab ühe puutaime ja nüüd oleks mul lihtne öelda, kumma puu, ilmselt on tohkaspuu, kas kuuse või männijärglane see on, aga see võiks jääda ka mittemetsameestest esinejatel välja selgitada, sest alati see tõde, mis metsamehel taskus on, väikse kirjana, et kuusk üheokkaline ja mänd kaheokkaline, ega see päris väikeste puude korral ei kehti. Nii et kõigepealt puutaim ja siin kotis on raamat, ma näitan seda ka. Infoks kohe ka olgu öeldud, et seda raamatut saab siin foees osta, aga mis raamat see on? Nii taim kui raamat on tänu RMK eestvedamisele ja siin raamatus on siis 100 fotot Eesti 100 aastast metsanduses. Valmis sai ta küll riigi 101. sünnipäeval, aga kindlasti pühendatud meie riigi 100 aastale ja saate ülevaate, kuidas areng on toimunud ja ma saan aru, et kes kingitust ei saa, saab osta. Aga mina palun siia lavale